Ma ei oleks ilmselt tulnud siia küsimust esitama, aga see, mis te ütlesite siin platvormi teenindajate kohta ehk siis taksojuhtide kohta, et on vähe kaebusi, see on absoluutselt vale. Täielikult vale. Paar kuud tagasi olin ma siinsamas Riigikogus ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõuga selleks, et likvideerida olukord, kus teenindajad, kes peavad valdama B2 tasemel eesti keele nõuet, ei vasta sellele nõuet kriteeriumitele. Ja võib-olla ma eksin, selle numbriga siin, aga ütleme, nad on teenindajad. Ja mis selle menetluse käigus ja ka komisjoni istungi käigus selgus, ja ka minu kohtumised taksojuhtidega ja ka mulle esitatud kaebuste põhjal, et tegelikult on probleem väga tõsine, sest näiteks juba see keeletunnistuse osas käib tegelikult selline mafioosne tegevus, kus lennujaama juures, ütleme, need lõunapoolse nägudega inimesed on kõik ühesuguse nägudega, meie need vahet ei tee, keeleoskajad teeb need eksamid ära seal ja inimene läheb sõitu, tegelikult eesti keelt ei oska. Te võite naerda seal küll, aga see probleem on tõsine. Nüüd on minu küsimus aga teile mitte selle kohta, mis te räägite ebaõiget infot, aga te ütlesite niimoodi, et kaebusi on vähe. Oli vist selline lause. Ja mina sooviksin teada, kui palju on laekunud platvormiteeninduse klientide poolt kaebusi selle kohta, kui palju keele kasutamise nõudeid on rikutud ja kui palju on ka Keeleamet menetlenud keeleseaduse rikkumisi. Aitäh. Aitäh. Proua minister, palun. Aitäh selle küsimuse eest. Ma siiski ei saa teile täna neid numbreid öelda, sellepärast et ma ei ole kui te oleksite küsinud täpse küsimusega kirjalikult, ma saan need numbrid teile Keeleametist täna üle küsida, aga need numbrid tuleb lihtsalt Keeleametist järgi küsida. Keeleseaduse ettevalmistamisel need protsendid olid ülimadalad, need olid seal kõvasti alla 5%, oli kõikidest kaebustest seotud platvormi töötajatega. Enamus keeleseaduse rikkumise kaebustest, kus inimene ei saanud eestikeelset teenindust, ei olnud seotud platvormitööga, olid seotud valdavalt teenindussektoriga, hotellid, toitlustuskohad, juuksurid, kinod, sellised kohad, kus tervishoiuteenused, kus inimesed ei saanud eestikeelset teenindust. Platvormi töö osakaal oli seal absoluutselt marginaalne, kuna suur osa platvormi tööga ja selle teenusega kokku puutuvaid inimesed tegelikult ei suhtle teenuse osutajaga otse, suheldakse läbi rakenduse. Rakendus on olemas neil eesti keeles, nii et ei ole kaebusi. Tõesti, kaebused on väga vähe. Aga ma võin täpsustada teile seda statistikat, kui te soovite. Suur tänu.